1, 2, 3, 2, 2, 3. Tere, Amoonia. Tere, Vahur. Et, ebaviisakas, kus Tere, sõbrad. Tere, sõbrad. Ma olen natukene liimist lahti, aga saame hakkama. Jah, saame hakkama. Kuidas sul läheb? Ma ütlesin juba ära, ma olen liimist lahti, ma rohkem ei peatu sellel teemal. Mul on okei. Mul on täiesti okei. Mina ei ole liimist lahti. Mina magasin täna väga hästi ja vaikselt olen naasenud oma tava elurütmi juurde. Välja arvatud lihtsalt see, et ma ei saa treenida ülakeha. Aga jalgu enam-vähem saan juba teha. Ja ma nägin üks päev, et sul oli juba antel oli käes. Hoidsid antlit käes. Mida ma tegin sellega? No seda hüperit. Jaa, see oli 11 kilo antel. No jah, no ja, 11. Aga apperit ma veel otseselt ei treeni. Ma olen ka juba tõstnud 25 kilosid kettaid saalis. Ja mul ei ole see nagu midagi hullu olnud. Ma nagu tunnetan, et kõik, mis ma teen, oleks selline, et mul on okei neid asju. No taastumist tuleb ikkagi tõsiselt võtta, et... No jah, ma ei pane hullu ja kõike seda ja kui ma jalga teen, ma praegu veel ikkagi raskuseid kätte ei võta. No see 11 kilo antel 2 käe vahel. Ma olen raskemaid asju kodus juba tõstnud, kui poekotte tassinud. Ja ei, see oli väga väike ja, aga ikkagi. Aga samas on juba möödas ka, mida sa ei jätad sellest kaua ja tulebki eluga edasi minna. Jah, no eile mul näiteks kirjutas üks tüdruk, kes tahaks minu juurde trenni tulla ja siis ta ütles, et aga ta veel kardab, et tal on alles 6 kuud möödas operatsioonist. Ma ütlesin, kullakene, võib-olla 2 kuud on see aeg, kus sa võid naaseda siis oma siukse tavapärase treeningu juurde. Mis ütles talle, 6 kuud möödas, selle ajal võiks juba uue teha. Ei, no ma ütlesingi, et 6-8 nädalat on see taastumisaeg, on ju, et ma usun, et 6 kuuga sa oled juba 100% nagu valmis minema. Ja siis meil jäigi jutt, et me hakkame temaga siis novembris pärast mu reisi pihta. Mis teema? Ta tahab fitmodelli teha. Ta on väga ilus. Ta on väga ilus vene tüdruk. Pikkade blondide juustega ja nüüd suurte tissidega. Et ma ütlesin kohe, et oi, sul on väga hea potentsiaal, et sa tõesti saad ilus tüdruk. Et ühesõnaga, kui te näete novembris, et ma treenin mingid pikkade blondide juustega, suurte tissidega vene tüdrukut, siis see on see tüdruk. Tervitame siinkohal. Tervitame teda siinkohal, jah. Et ühesõnaga võistlejaid tuleb juurde ja kõik on hästi ja jah, no kõik treenitavad siiamaani on ilusti kõik joone peal ja nüüd ongi ju järgmine nädal on esimesed võistlused, et võib-olla natuke nendest ka, et jah, minu meelest on tüdrukud on valmis ja Big Week hakkab ju ülehomme pihta. Plaanid saatsin neile tegelikult juba ära eelmine nädalavahetus. Tegin siuksed protokollid, asjalikud on ju. Midagi ekstreemset ei ole, kõik on fine. Ei, et ma ei võta nagu soolasid välja, ma ei võta vett täitsa välja. Eks ikka väike manipulatsioon on, aga see on niimoodi, et mitte midagi ei lähe nagu nulli. Eks see Big Weeki võlu ongi, et sa lased selle põletiku kehas maha, on ju, et sa ikkagi paar päeva enne võistlusi raskeid trenne seal ei tee enam, on ju, natuke süsserit tõstame. Et sellised mööndused on ju, et ikkagi bikini fitnessis ei ole see manipuleerimine niivõrd oluline, et näiteks meestel, meestel on hoopis teine, et ma just, kui selles väga huvitav asi, millest veel rääkida, et jälgisin nüüd neid olümpia check-in'e ja siis eriti ja mul ühe mehe nagu teema meelde, et ta läks kaalumisele ja mõõtmisele ja seal on nagu see, et kui oma pikkuse kohta, siis sul peab olema mingi kaaluse limiit, on ju. Ja ta mõõdeti lühemaks 8 millimeetrit. Ehk siis tal kohe automaatselt kukkus see kaalupiirang. Mingisugune 7 või 8 poundi äkki või. Ja siis ma saan aru, seal oli mingi juuste manipulatsioon mingitel. Maikil jah oli mingi juuste teema, et ta mõõdeti ilmselt veits pikemaks. Tema win on ju.
Ja aga noh, see tüüp jah, et ta muidu vist, mis ta ütles, et ta on 178 ja ta mõõdeti 177,2 ja et okei, sa oled nüüd 7 poundi ülekaalus. Mis teed? Sul on 2 tundi aega ja seda vend läks check-inist sauna ja tund aega istus saunas, läks tagasi kaaluma ja ta oli kaalus. Et mingisugune, no circa 3 kilo või? On see 8 poundi. 7 poundi. 7 poundi. On kuskil 3 kilo. No midagi, noh. Jah. No see on 2 tunniga ikkagi päris keeruline. Jah. Niigi Ja vend kuivast, läks sauna. niigi kuivast kerest välja saab. Jah, et ma olen kuulnud veel üks juhtum veel niimoodi, kus ka üks meesterahvas läks kaaluma, ta oli üle ja polnud sauna, polnud midagi. Ta läks autosse, keeras soojenduse põhja ja istus seal kuumas autos ja sai kaalu. Et noh, ongi siis lihtsalt ruttu vaja saada kuskile higistama, on ja. No vesi välja. Aga noh, see võib su vormile mõjuda laastavalt. See mõjub su kõigele laastavalt. Et sellised asjad, need on väga vaja läbi mõelda ja ka see pikkuse värk, et noh, jäta endale mingi eksimisruum. Et tõesti parem ole natukene nagu madalamas kaalus, kui su kaalulimiit on, sest kui sa seal täpselt piiri peal oled, siis lihtsalt ei pruugi kõik asjad minna nagu nii, nagu sa tahaksid ja siis on sul pekkis, on ju. Et võt nii palju siis sellest. Naistel õnneks ei ole kaalulimiite. Kas, oota, aga millal see võistlus on nüüd? See nädalavahetus. Et kas siis on siis tüdrukute võistlus. Tüdrukute või selles suhtes, et nagu olümpia? See nädalavahetus, jah. Et kas siis seal nagu, nüüd see meeste oma ei huvita, see on nagu nii gei värk minu. Mind just meeste oma rohkem huvitas. Et no see on nagu selles suhtes, mehed võiksid teha nagu mingid mõistlikumat asja. Aga okei, see selleks, ärme täna sellest aga ma tahaks lihtsalt näha, et kas siis nagu see, mis on nagu räägitud, et naistel ei taheta ka nagu enam seda lihast nii palju näha, et oleks nagu veits siuke läheks nagu natuke tagasi, et ta ei oleks enam nii hull. Kas huvitav, kas see aasta nagu vaadatakse nagu rohkem? No vaatame, kes bikiini võidab. Et siis wellnessi võitja juba tuli välja. Otsustati siis täna juba ära. No ma arvan, et bikiinide finaalid on homme. Et siis eks saab näha, kes on siis uus. Mis siis bikiini, et eelmine aasta oli ju Laura Lee Chapados ja minu mõnest ta oli võitu väärt. Ja noh, tal ikkagi lihasmassi on. Et kui ma Miami's olin ja ma tema kõrval seisin, okei, ta minust kõvasti pikem, aga no tema jalg versus minu jalg kõrvuti oli ikka oligi, aga just see kuivus, et ei oleks nii kuiv. Jah, nad ilmselt ei taha liiga kuiva ikkagi näha seal laval, jah. Oleks nagu veidike tervislikum see asi. Aga noh, mulle isiklikult see NPC ja IFBB Pro hindamine meeldib nagu palju rohkem, et nad ikkagi hindavad vormi, mitte su soengut, meiki, bikiine, ehteid, kõike seda, et aga no võistlust tuleb ikkagi valida. No jah. Riigiti on ju ka vaata hästi erinevad, mida nad nagu tahavad näha, on ju, et me nüüd sihime ka ikkagi uuel hooajal seda, et ma pean väiksem olema. Ei tohi enam selline suur jurakas olla ja natuke downsize ima. Mitte jalgu. Ei, mitte jalgu, aga upperit. Ja ma arvan, et nüüd selle opi pausiga ja kõik see ja ma arvan, ma olen juba kokku kuivanud nagu õlgadest ja seljast. Ei ole seda nii sükest suurt densitit mul seal massis on ju. No vaatab selles suhtes jah, et eelmine aasta või noh, see oli see aasta. Või noh, eelmine hooaeg, räägime siis niimoodi. Eelmine hooaeg jah, et sult taheti seda, mida sa olid üle-eelmine hooaeg, vaata. aga üle-eelmine hooaeg öeldi, et sa peaksid olema see, mille sa tegid ja siis noh, eks see ei olegi selle ilususvõistluse juures. Aga ma arvangi, et ma isiklikult loodan, et see Leedu korraldaja see aasta enam Eestis võistlust ei tee, kes eelmine aasta siis tegi selle ajaloolise esimese NPC võistluse Eestis ja me saame minna otse Rootsi ja seal teha kohe pro qualifier'i, kui ei ole sinu riigis regionaalvõistlust üldse, siis sa ei ole kohustatud tegema seda. Sellest oli juttu see nädal.
nii? härra Bigmaniga, aga ta arvas, et ta võib sussitada ära, noh, see Leedu vend ikkagi korraldada mingi asja. Arvad? Aga me ei tea ju. Ma loodan mitte. Ma loodan, et Bigmanil ei ole õigus. Et vahest tal ikkagi on õigus ja mingites asjades ma tean, et ta on mulle ka mingeid asju öelnud ja ma ei ole kuulanud ja siis pärast on mul öelda, et ma ju ütlesin sulle. Et jah. Jah, eks seda me saame paljud kogu aeg kasutada, et ma ju ütlesin sulle. No näiteks Poola võistlusega oligi, et tema ütles mulle, et ära mine. Ja ma ikka läksin loll, vaata. Ja. Nüüd teab, mis on nagu Poolas ja mis vend see, mida nagu siin, kui ta korraldabki selle võistluse, mida siin siis näha tahetakse, kui midagi jälle muutunud ei ole. Sa tead, mis Rootsis nagu tahetakse, mis on rohkem see, mis võiks nagu olla. Mis mulle sobib? Ja seal lääne pool on rohkem ka see Rootsi teema. Ja Ameerikas on ka rohkem see. Ja. Et no vaatame. No pulli saab, no. Ja. Et aga see ei ole üldse see teema, millest me täna rääkida. See ei ole, see oli lihtsalt jäppimine. Aga me jäpime nagu nii kogu aeg. Aga inimesed võib-olla tahtsid teada. Ja. Mis ja nagu kui ei tahtnudki, siis nüüd teate. et noh, sinul on ka juba nagu on siht ees, on ju. Ja. Mul läheb veel natukene aega, kuni ma täpselt nagu plaani paika panen. Praegu on näinud see maraton. Detsembris jooksen väikse maratoni. Selleks teen trenni. Päris okei on. No siis on ju lootust, et tuleb ja Winterargiga kaalu alla võtmine lihtsalt natukene. Jah, et oleks kergem joosta. Aga millest me räägime siis? Sina tutvusta teemad, sest et see oli sinu... See oli minu mõte ja ma võib-olla sissejuhatuseks tahaksin ära mainida, et see on selline vastuoluline võib-olla teema jällegi, mis tegelikult on väga aktuaalne ja ma arvan, et on ka inimesi, kes meiega nõustuvad, aga kindlasti on inimesi, kes meiega ei nõustu. Et see on puhtalt täna meie arvamus, mis me räägime. Jumal tänatud, et see on meie podcast ja meil on siin sõnavabadus, mida iganes me öelda tahame. Ja ühesõnaga teemaks on siis transseksuaalsus, soovahetused ja sellega ümber, mis meil siin muud mõtted olid veel, mis me sellest rääkida tahaksime? Body positivity. Ja, body positivity oli nagu minu see teema, sest meil siin ühe korra seda transsoolisust või ladyboy minu seda fantaasiat rääkisime, on ja kui palju ma nüüd tahan nagu sellest rääkida, kuigi need on kaks erinevat asja, mis meil siin lääne ühiskonnas on see nii-öelda soovahetus, transseksuaalid, kui on ta siis kas Lõuna-Ameerikas või seal Aasias see teema, aga okei. Jah, see body positivity, jah. Mul lihtsalt see nädal hästi palju neid mingisuguseid postitusi viskas ette body positivity, aga see ei ole kuigi positiivne oma kehaga. Nad on väga vihased, need body positivity inimesed on ülivihased, nad on ilmselgelt ülekaalulised. Tegelikult õnnetud. Jah, ja nad lihtsalt nagu karjuvad nii kõvasti, et nad on nii õnnelikud sellisena, nagu nad on ja kõik peaksid olema ja tunnustama neid. See on nii läbinähtav, et nad tegelikult ei ole. Jaa, ongi need postitused olidki. Siis ma mõtlesin, okei, meil oli, rääkisime sellest soovahetuse asjast ka ja siis viskas seda body positivity, et nemad ka ju nagu ka veits nagu... Ei, no see läheb isegi kokku vaata, sest et see transseksuaalsed, nemad ei ole body positivity ja nemad on täiesti vales nagu... Nad on jah selles suhtes hoopis teist. Nad on body negativity. Ja,
et see ikka natukene läheb haakuvad need teemad. Aga mõlemad retsivad lihtsalt oma seda keha, mis neile antud on. Ja noh, siis nendest teemadest ka, et need, ma ei tea, kes ei defineeri ennast üldse mingi sooga, kes tahavad olla, ma tahan olla traktor. Gender fluid, kuidas see oli? Neutral. Vaba käiguga, sa seisadki koha peale. Et no need on tänased teemad ja me lihtsalt avaldame oma arvamust. Meil oleks rõõm kuulda, kui teie olete samal arvamusel ja ka rõõm kuulda, kui te ei ole samal arvamusel, et see on ka täiesti okei. Ja täiesti okei on see, et meil on kõikidel eriarvamused. Me peame sellega leppima, et maailmavaated ongi erinevad, põhimõtted ongi erinevad, moraalid on erinevad ja me ei löö kedagi risti, kui keegi ütleb, et mis asja teate, et jumala normaalne on see kõik, mis toimub siin maailmas. See on sinu arvamus ja me ei võta sult seda ära, et istu rahulikult oma arvamusega edasi ja me ei pea kõik nagu samale lehele nagu alla kirjutama, et see on täiesti okei. Ja täna lihtsalt meie jagame, ka minu arvamus võib-olla ei pruugi minna kokku Vahuri arvamusega, et võib-olla te näete, et me natuke kakleme siis siin mingite asjade koha pealt võib-olla, aga ma ei usu, sellepärast, et meil on suht samasse auku need vaated. No mina võin kohe ära öelda, et mina ei poolda soovahetust. Mina ei poolda. I said it. Võite nüüd mind risti lüüa, aga Jumal on minu poole peal. No jaa, sest et on asju siin elus, selles reaalsuses, mida me ei saa valida. Ja see on üks asi. See on valitud sinu eest. Ja noh, mina vahest olen ikkagi öelnud sellist asja ka, et kui keegi midagi oma välimuse koha pealt nuriseb või vingub, siis et aga Jumal lõi sind selliseks ja selline sa pead olema, et parem on sellega leppida, kui nagu ma ei tea, mida teha, on ja. Et okei, ma väga pooldan igasuguseid iluprotseduure, ma ei tea, ilulõikused, sellised asjad, et selle vastu ma ei ole, et ennast nagu paremaks teha, aga kui me oleme ikkagi soo saanud sünniga kaasa, siis see ei ole asi, mida sa peaksid vahetama. Ja siin meil tuleb nüüd üks asi, milles me oleme eriarvamusel, aga mida ma olen ühe korra kunagi sulle nagu rääkinud. Nii. Et see, et meil on antud midagi, võta sellest, mis sul on antud, on ja. Ja tee see paremaks. Võta sellest nagu viimast, on ja, hoolitse selle eest, hoia oma seda läikivana, on ja. Ja siis, aga siin ongi see, et nagu, kui ma vahepeal kutsusin neid suvast erovendasid, vaata ka transseksuaalseteks, sest et nad tahavad ka olla keegi, kes nad ei ole, vaata. Et neile on antud, sul on antud oma keha, aga sa ei ole sellega rahul, sa pead olema midagi muud, on ja. Sa tahad lihtsalt nagu mega suur olla. See on täpselt see sama nagu võrdlus, et ole rahul sellega, mis sul on antud, kui sa ei lähe. Vaata, see on jällegi kaks erinevat asja, need, kes sul seal lava peal on. See on okei. Aga need, kes niisama teevad, see on nagu nii mõtet. Jah, ma võin kohati selles mõttes nõustuda küll, et kui sa teed seda eesmärgiga olla atleet, see ongi sinu spordiala, sa peadki olema suur ja kole. Ja no sa paned ennast nagu proovile, paned ennast võrdlusesse teistega ja noh, kõik see, ikkagi see võistlemine seal ja mingisugune... See on ikka mingi eesmärk. Jaa, aga see, et sa oled... Sa oled niisama... Just for ja lihtsalt sellepärast, selle jaoks ärge tehke seda, sest see... Nagu... Need on ebakindlused inimestel. Miks nad seda selles mõttes teevad? Ma mõtlen, et niisama steravennad on ja kes ei ole võistlejad. Kas sa ei arva, et see soovahetusvärk ei ole ka sellega on ka ebakindlus? Et see on ebakindlus. Ma arvan, et need inimesed, kes teevad soovahetust, on tegelikult vaimselt haiged inimesed. Ja võib-olla kõikidest steravendade kohta ei saa päris nii-öelda, et neil on nagu mingi psühholoogiline nagu diagnoos. Et nad ei ole eetgeenid või? Jah, ilmselt ma ei tea, eks see on muidugi Ei, no need oled nagu veits erinevad asjad,
aga selles suhtes jaa. Kõik seal korras kindlasti pole, aga see on nende ebakindlus. Kui sa pead ennaks, ongi see selles suhtes, et see võrdlus on praegu nagu jumala hea siia tuua, et Ed Gein, Monster, vaadake, ülikõva, mina vaatasin vist 3. tuli välja, minust mul oli 4. vaadatud juba. Ma vaatan vist uuesti, mul väga meeldis see. Ja noh, seal on ka ju see, et temal oli skisofreenia. Ta nägi asju, inimesi, mida ta ei oleks pidanud nägema, arvas olevat keegi, kes ta tegelikult nagu ei olnud, on. Ja see on haigus. Aga kui tänapäeval laps tuleb, ütleb, lapsed, kes tahavad olla haldjad, ma ei tea, ma tahtsin olla Spider-Man, kui ma väike olin. Mitte tuletõrju, tuletõrju, mis iganes, on. Ja siis tuleb mingi laps ja ütleb, et ma olen tegelikult poiss, vaata. Tegelikult on tüdruka. Noh, et mis iganes, et see ei ole nagu, ja siis vaimselt nagu ebastabiilsed inimesed on need vanemad ka, kes sellega siis nagu kaasa lähevad. See ongi see, et mitte ükski inimene ei ole sündinud valesse kehasse. Lihtsalt vahepeal on midagi juhtunud, miks ta arvab, et ta on vales kehas. Ja tänapäeval see protsent läheb aina kõrgemaks inimeste seas, siis, kes justkui tunnevad, et nad on vales kehas. Ja ma arvan, et siin on ikkagi väga suur mõjutus sotsiaalmeedial. No, ja see, kui palju propageeritakse seda soovahetust ja seda transseksuaalsust, et ja noh, ma tahaks ennast rääkida sellest oma statistika uurimisest, kui... Ja sealt see mõte üldse tuligi. Jah. Kuidas numbrid olid, et transseksuaalsete inimeste seas on enesetappude arv 7,7 korda suurem. Kujutate ette? No see oli päris rets, need numbrid kokku ja kui juba, mis seal oli 50%, kes on mõelnud enesetapule. See tähendab seda, et 50% kõik, kes selle teekonna ette võtavad, tegelikult on valesti haiged, vaimselt haiged ja nad peaksid tegelema oma ravimisega, mitte soovahetusega. No... See ei ole easy fix. Mitte ükski asi oli easy fix, depressioon oli easy fix, see ei pääse ainult sellega, et sa võtad antidepressante. See on julmem asi, aga kõige nagu naljakam ongi see, et nagu, et see, noh, ega kogu see asi on kuskilt nagu kõrgemalt saanud nagu alguse. Noh, see neid vandenõusid on nii palju, ma ei jõua nendele kõigile siin järgi pidada. Järgi tulla, aga noh, see kõige nagu naljakam ongi see, et tegelikult kui ajalugu vaadates mingi 30-ndatel, 20-ndatel oli see nagu Euroopa teema. Saksamaal oli väga palju, tehti igasuguseid rõvedusi, pedofiil. No Saksamaa on ka natukene seksuaalselt liiga liberaalne võib-olla Euroopa. Kuula nüüd, et seal oli väga rets, ma olen nüüd vaadanud neid dokumentaale nagu päris palju uuesti ka, et nagu olla nagu kindel selles, et seal oli nagu väga palju seda, kuni tuli võimule siis nagu, kes praeguses ühiskonnas arvatakse olevat maailma kõige nagu kurjem inimene. Noh, kõikide tema arvamustega ei saa ka ja tegudega ei saa nagu kaasa minna, aga Adolf Hitleri esimene asi oligi kõigest sellest nagu lahti saada, et selle ühiskonda nõrgendav asi, tema asi oli teha nagu tugev ühiskond, ja kõik see, mis ta pärast tegi pangalaenude asjadega, see on veel pikem jutt, aga just selle vastu ta hakkas ka koheselt võitlema ja ta lõigi selle välja. Ja nüüd ta hakkab sealt lääne poolt uuesti nagu pihta, kus tehakse ka praegu ikkagi kääre päris retsilt sellele asjale, mis on jumal tänatud, noh, liberaaldemokraadid, kes on ka meil siin võimul, valimised on tulemas, et kes seda väga palju pooldasid ja just seda laste asja ja see ajas mind nagu nii närvi ja miks ma enam ühtegi Nike toodet ei osta. Tahad äkki seda ka rääkida, sest et see on üks väga võib-olla vaibaalune fakt. See on väga vaibaalune fakt, et Nike korporatsioon siis nagu toetas
nagu sportlasi, mis üldse nagu transsoolised sportlased peaks üldse olema kuskil oma ette, nad ei tohikski üldse emba-kumba trügida, on ja eriti mehed naiste sinna, mis on nagu täiesti arusaamatu. Väga, väga ebaaus. Et minge tehke siis oma ette, on ja. Et noh, okei, nad toetasid neid sportlasi ja siis nagu nii-öelda vandenõu teoreetikud ja mingisugused inimesed, keda ma nagu jälgin, nagu tegelikult nagu usaldan ka. Siis seal tuligi nagu välja, et mingid dokumendid kuskil, et on rahastatudki nagu laste ümberlõikamisi ja uuringuid, kuidas nagu seda teha. Peale seda oli see, et okei, kõik naigeasjad, mis mul praegu kapis on mu viimased. Ma kannan nad läbi. Ma nii hoolimatu ei ole, et viskaks need kõik prügikasti. Ühed tossud viskasin see nädal ära. Need on vist järgmised, need on ka suht näsjakad juba. Need on suht nässud, jah. Ma arvan, et need saavad paari kuu jooksul äkki otsa. Siis lähevad need ka. Et jah, teen nagu sellise muudatuse. Mina ei loobu naigist, vabandust. Kui ma kuidagi siis toetan seda, mis tegelikult on vastu minu põhimõtteid. Nad ei ole kunagi nagu, nad ei ole seda maha laitnud. Nad ei ole seda nagu kinnitanud, nad on vait olnud. Jah, sellepärast, et mina otsisin täiesti ausatest nagu allikatest, kus on siis see info, mis on tavainimestele ainult kättesaadav, on ja mina ei leidnud selle kohta infot, aga mõtlengi, et mina võib-olla ei tea neid siukseid Telegrami laadseid mingeid nurgataguseid kohti, kus seda... Telegram ei ole, aga jah, neid on X-is. Ma sattusin peale mingitele videodele ja kus räägid sellest vahepeal palju. Aga ongi, et õnneks sealt poolt pannakse kraani, et ehk see meie nagu noortele nii palju peale ei suruta, kuigi seda on ju nagu meedias ka vahepeal oli näha, kuidas ikka topiti ajakirjade kaantele ja niisama uudistesse nagu pilte, et sotsiaalmeediasse, et see ongi see, et kui noor on segaduses, tal on mingisugused traumad ja ta võib arvata, et see on nagu hea mõte. Kuigi nagu me teame, et pooled nagu kahetsevad ja see protsent, kes pärast siis nagu ka selle pooled mõtlevad sellele, väga suur osa teeb selle pärast selle suitsiidi ära. Ühesõnaga elu on nagu nii rikutud, on ja. Jah. Et palju tuusem on nagu võtta see teekond ette ja lahendada oma mured ära. Lahendada mured ära, jah. Et ma arvan jah, et need, kes nagu tunnevad, et nad on vales kehas ja kõik on nagu halvasti, siis tegelikult ei ole. Sa oled jumala õiges kehas, sa oled lihtsalt depressioonis. Sul on lihtsalt mingisugune trauma kuskilt tekkinud. Et sellega saab tegeleda ja aktsepteerida, sest et sa ei saa pärast tagasi keerata seda kella ja need videod nendest liberaalsetest feministidest ja värkidest, kus ongi see, et kas 9-aastane tüdruk tohib endal tätoveeringud? Ei. Aga kas 9-aastane tüdruk tohib nagu soovahetusele video või minna hormooni mingi blokkerite ja asjade peale? Ja, kui see on tema valik, nagu fuck, ma loodan, et need on skriptitud ja tehtud nagu videod, aga kui päriselt sellised inimesed on nagu olemas ja suurtes nagu kogustes. No just ikkagi see Charlie Keen. Ei, Charlie Kirk, jah. Et tema surm oli ka ikkagi paljuski see, et ta seisis selle oma arvamuse eest, on ja, et see ei ole okei. Kõik see mingisugune, ma ei tea, see, et sul polegi sugu ja transseksuaalsed ja need on ja näed, kuhu see viis teda. Tema oli kristliku traditsioonilise peremudeli poolt, kus on mees, naine ja lapsed ja. Jah, ja mees on mees ja naine on naine ja. Igaüks oma moodi. No mina arvan ka, et nii peab olema. Nii ongi nagu loodud, me ei saa siin mingit X asja teha, on ja. Eks me muutume nagu nii ajas siin natukene ongi, et mehed ongi nüüd natukene naiselikumad, on ja. Naised on väga iseseisvaks sunnitud olema. Nad ei peaks seda olema. Kõik naised ei ole. Ja
oota, mul oli tegelikult just, tahtsin küsida su käest mingi küsimuse. Mul peas praegu täiesti nagu, see on see 3 tundi und, vaata, asjad kaovad. Aga jah, tema seisis nagu peremudeli õige selle asja eest ja päris paljusid keeras teisele poole teele. Ja noh, ongi see, et mina ikkagi arvan, et see hakkab kuskilt kõrgematest kohtadest pihta. Sest keegi ju soodustab mingeid asju tuleb nagu valitsustasandil nagu keelata ja hoida kuskil kitsamas ringis, et tõesti, kes on segaduses, siis ta leiaks tee võib-olla enda selle ravi poole, mitte selle nagu vahetuse poole. Jah. Aga noh, me ju näeme, et noh, meil on siin Euroopas on ju ka siuksed kerge pedofiilia hõnguga valitsejaid nagu Prantsusmaa esileedi on suht kindel, et on härrakene ja endine pikk Ameerika esileedi. Ma ei teagi, kes ta on nüüd, Michael või Michelle. Et Barack Obama ise ka kohati on eksinud sellega päris paljudes live ülekannetes. Et noh, see ongi see, et kui seal kuskil ladvikus on juba mingid siuksed, kuidas ma ütlen, kombed sees, siis neid on soodustatud, aga nüüd ma loodan, et Euroopas ka ju järjest riigid lähevadki parempoolse peale ja kus ongi väärtustatakse seda peremudelit ja mees on mees ja naine on naine ja riike, kes seisaks nagu iseenda eest ja et kõik me ei ole tegelikult ikkagi siin ühes suures potis. Et noh, jah, ma ei tea, aga ma ei saa poliitikast ei viitsi taha rohkem, ma ei taha sellest üldse nagu vaadata ka. Mis me siis body positivity kohta arvamust avaldame? No body positivity on tegelikult ju üllas ja hea mõte ja sa peadki positiivselt oma kehaga nagu suhtlema. Aga sa saad positiivselt öelda ka, et me saame paremaks. Jah, mina ütleks ka, et see tõlgendus nagu body positivity võikski olla see, et sa teed oma kehale head. No iga päev teed natukene. Jah, sest et see, kui sa pumpad sinna toiteväärtusetut sitta sisse, et sa põhimõtteliselt paned enda kehasse asju, mis justkui peaks tegelikult prügikasti käima, siis kas see on positivity või? No nagu ma olengi, no jah, sa pead panema talle head kütust sisse, sa pead hoidma teda liikumises, sest et need kehad on hästi või tuhandete aastatega välja tulnud nagu loodusest, me oleme arenenud liikumises ja nüüd viimase mingi 50 aastaga on meid pandud paigale põhimõtteliselt. Et kõik on nii mugavaks läinud, see tehnoloogia on meid nii mugavaks läinud, kõik me oleme nagu põhimõtteliselt paigal. Ja sellepärast on vaja nagu nii palju liikuda, lihtsalt minna ja teha sporti ja iga inimene peaks käima trennis, jalutamas, jooksmas, rattaga sõitmas. Jah, ma tahaks ka öelda, et selles ühiskonnas, kuhu me täna nagu jõudnud oleme, siis tõesti sunnitakse meid olema apaatsed ja sellised mitte midagi tegevad, teeme selle halva toidu hästi kättesaadavaks ja hästi nagu sõltuvust tekitavaks, siuke dopamiini andev narkootikum põhimõtteliselt on ju. Et ka jälle mingi tööriist, millega hoida inimest enda mingi võimu all. Ma lähen ka ongi see võim, et inimene peab olema piisavalt haige, et ta saaks nagu tööl käia, aga mitte nii terve, et ta saaks nagu mõelda, et okei, et ma võtan nagu veits aega endale, teen vähem tööd, naudin, olen, sest et noh, siuke 8-5 poolvidus tööl käiv inimene on nagu riigile kõige kasulikum. Ta käib tööl ära, läheb sööb rämpsu, kukub kodus voodisse ja niimoodi day by day, põmm, ja sul on laenud, sul on värgid, kõik maksad kogu aeg ära, sul tuled otsaga kokku. See on kõige kasulikum inimene. Me oleme nii halvad nagu ühiskonnana. Noh,
mina olen, ma praegu käin nagu ametlikult ilusti tööl ja kõik asjad on nagu jonksus, aga mina olen ka võtsin ju paar aastat tagasi ju täitsa nagu ikkagi päris pikalt vabaks ennast. Sest mina olen 15-aastasest saati käinud tööl. Ametlikult täiskohaga, vahepeal ka 2 kohaga. Ja kõik see kulminatsioon, alkoholism, kõik asjad, kõik need traumad kokku. Lihtsalt üks hetk oligi see, et ma pidin võtma selle aja. Endale. Need mõned kuud, suhtevabadus, mõned aastad, et üldse nagu ellu jääda. Et samamoodi tuleb ka nende segaduses inimestega. Tuleb võtta see aeg maha, et sealt kuskil masina-värki nii sisse tõmmatud. Keegi kogu aeg torgib sind, Et tuleb välja. See body positivity ongi see, et miks sa ei taha olla, nagu ma saan, see on raske. Nagu, et me teame mõlemad, mis tunne on nagu sellest body positivity paksust tulla ja hakata tegema. See algus on nagu eriti rets. Mina ei olnud positivity oma kehaga siis too aeg. Et ma ei tagunud rinda, et ma olen nii rahul, et ma olen nagu paksa. Et ma ei olnud üldse rahul. Et mul on nüüd nagu body positivity, et ma olen rahul sellega, mis ma täna olen. Ja ma täiesti vaatangi neid inimesi. Mingid väga haiged videod on ka need, kus keegi mingisugune suur tüse naine, et mida sööb siis mingi, mis iganes kuradi nime nad siin ütlevad enda kohta. Day in life põhimõtteliselt nagu as a fatty on ja siis nad terve päeva filmivad ennast, kuidas nad söövad mingit sitta. Ebareaalne. Jaa, et miks sa teed seda rõve vaadata? No jaa, aga inimene, kes ei viitsi riisikana süüa ja teha kodus süüa ja värki, tema vaatab, et tal on ju nii äge ja ta on nii rõõmus ja õnnelik ja ma saan ka olla ju. Tegelikult on see, et nii kui see kaamera kinni pannakse, et kuradi kukub pikali maha, hingeldab, kuradi rõve on, selles suhtes see on ikka uskumatu. Aga eks nende najalt, nende body positivity inimeste najalt ka kindlasti Ozempic on oma head nagu tulud teeninud on ja vaata need samad, kes on räme body positivity, lõpuks on see, et journey, kuidas ma Ozempicut süstin on ja et nad on esimesed, kes on ukse taga. Need on esimesed sest neid ravimeid on nüüd järjest tulnud nagu välja ja kui selle kohta nagu uuringuid taheta, ei ole uuringuid, sest nad on nii vähe olnud. Ühesõnaga, ja see ei ole ka fix probleemile, sest et pea enamus võtavad peale mahatulekut selle kaalu tagasi, sest et kui sa nagu surud mingisuguse asja endale alla, see ei jää sinna ja päris tihti, kui sa ei ole diabeedik ja sa pärast kasutad seda lihtsalt kaalu langetamiseks, siis sa pärast oled diabeedik. Ja seal on ka veel ju siin on pimedaks jäänud inimesed, luu õrenemine on 100%. Mingid soljad on välja lõigatud sellepärast, et seal on sooled lähevad liiga ummistunud ja lähevad mingi sõlme seal ja et ma ei tea, mina ei tahaks, et mul soljad välja lõigatakse. Sa maksad nagu rämeda raha ka, kasutad mingid, ma ei tea, see tundub nii easy ja mis iganes, mida vähem sa paned endale mingisuguseid ravimeid sisse, mis supressivad sul mingisuguseid isusid, mingisuguseid emotsioone, värki-särki, seda parem, söö vitamiine, mine jalutana. Jah. Et ükskõik mis mõtetega, nagu just see body positivity ja need riil seal nii palju, et alguses oleme positiivsed, nii kui Ozempletidele tuli, siis kõik jooksid kohe nendele järgi, et kus nüüd siis on, nüüd on vaja käpad kõnaks saada, nüüd on võimalus antud, et sa saad kiirelt kõne. Aga ongi, et ma arvan, et seal nii palju, kui ma Krongiga rääkinud olen nendest, mis ta on GPL1 kõikidest nendest ravimitest, siis nagu ongi see, et uuringud puuduvad, sest need ei ole kaua olnud.
esialgu ei soovitata üle aasta olla ja praegu on näha, kes on aasta aega olnud, siis on mingi ka jällegi 10, 40 ja 60% mingisugused tüsistused, siis tule sellel ei ole nagu mõtet. Sul ei teki mingit tüsistust, kui sa lähed ostad hokatossud ja käid jalutad 20 000 sammu päevas ja sööd riisikana 6 kuud ja sul on nagu terve korras. Jah, peab olema lihtsalt iseloomu ja distsipliini ja siukseid asju on ju. Et see, ma arvan, et mingi söögiisu või kõht tühi tunne ei ole mingi maailma lõpp. Et ela ülena. Ja kui ma olen siin näinud siin Eestiski inimesi, kes võtavad seda ravimit ja mul ei ole isus. Vabandust, ma ütlen välja, võib-olla tunneb ennast ära, las tunneb mu pohhui. Meesterahvas, kui meesterahvas ei suuda oma söögiisusid taltsutada, ma tean ise ka, ma olen ju ka ennast jämedaks söönud ja mul meeldib, kui mul on kõht. Mul meeldib see jõululaupäeva tunne. Kusjuures mul meeldib see tunne. Et ma olen räme õgard. Kõike. Sa võid ikka väga palju süüa oma suuruse kohta. Ja. Aga ma arvan, mul sama. Ja, aga ma suudan, kui ma tahan, ma suudan ennast nagu raamidesse panna. Nagu kui praegu on winterarg, mul on vaja maratonist mõned kilod maada. Ma teen selle ära. Mul ei ole vaja ravimit ega mitte midagi. Ja kui kuradi fucking, vabandust, treener soovitab võtta, ma ei ole seda inimest laivis näinud, aga kui ma järgmine kord näen, siis mul on talle uus nimi pantud ja see on minu jaoks täiesti nagu, ta teeb tegelikult tubli asja, aga ma ei saa aru, kas ta on loll või ta mängib lolli. Samas inimesed mängivad lolli, siis nad nagu selles koguvad ka endale mingit tuntust sellega vaata. Ja ma tahangi teada, kumb see nagu on. Kui, et võib-olla varsti saan veel ühe vaenlase juurde endale. Nagu sul neid vähe oleks. Nagu mul neid vähe oleks. Okei, body positivity. Võtame järgmise peatüki raamatust. Mis meil on üldse? Kus me üldse omadega oleme? Me rääkisime transseksuaalsetest inimestest, et meie seda ei poolda, parem leidku enda muredele lahendus on ja tegelegu endaga, et näha on, see asi lõpeb nii ehk naa halvasti. Olge rahul sellega, mis kõrgem jõud teile andis. Piibel ja kõik see on ka väga vastu sellele. Jah, usu poole pöörduda saad nendes küsimustes, seal on väga palju abi. Ja väga paljud tegelikult probleemsed inimesed leiavad abi usust. Kui sa kaotad endasse usu, siis selle endasse usu leidmisel ongi vaja kõigepealt uskuda millegisse muusse. Mingisse kõrgemasse. Ja, siis tuleb full circle, tuleb see tagasi. Ma olen ise ka seda teinud. Et, ma olen ka viimasel ajal hakanud mõtlema rohkem usu peale. See on väga mõistlik. Ma ei ole leidnud enda jaoks seda õiget kohta, kus käia nagu kuulamas. Ma olen käinud, nagu sa tead. Aga ma ei ole leidnud enda jaoks seda õiget suunda. Ma ei saa öelda, et ma olen usklik, aga ma ei ole ka enam ateist. Et ma olen seal vahepeal ja ma valin seda nii palju, kui ma nagu ise soovin praegu valida. Ja niimoodi lähengi, et kui mul tõesti hakkab endast usk kaduma, siis ma mõtlen jällegi millegi suurema peale ja siis sealt mul tekib kohe nagu, Jah, saame aru. Ma arvan, et võtame, vabandust, kui te kuulete mingeid hääli, keegi otsustab selle seina puurida hetkel. Võtame siis näiteks selle teema, et need, kes ennast me rääkisime tegelikult need, kes ennast ei defineeri ei üks ega teine ega kolmas. Ja, et see on järgmine mingi haige teema. No see on puhas see skisofreenia teema, mis vanasti oli nagu kohe hullumajja ravimid, asjad juba nagu ju saadigi, kui siis nii-öelda need diagnoosid hakkasid tulema, saadigi, skisofreenia on täiesti nagu ravimitega kontrollitav. Sa saad nagu elada, kui sa nagu surud endal need visioonid ja nägemused ja need mõtted peas kinni. Mõnded inimeste ajud lihtsalt ongi teistmoodi, kus nad viskavad vahele seda.
ja see on täitsa tavaline ongi ja sealt tulevadki kõik need mõrvarid ja nulli empaatiavõimete inimesed ja see on täiesti tehtav, aga järsku ongi millegipärast, et nagu see nagu normaalseks tehtud, et see on just nagu plaksutama, et see, kui sa oled vaimselt nagu peast segi inimene nagu, et see on nagu nii järsku tulnud viimase 10 aastaga või? Ja see teema on jah küll, aga nüüd alles siin hiljuti nagu sellised tuure koguma on ju. No õnneks tõmmatakse nagu Ameerikas piiri, ma loodan, et see kestab edasi, et suudavad selle nagu välja juurutada, et ma tean, et see on ikkagi siia ka jõudnud ja me näeme, et see on ka mingid. Jah, ma nagu näen seda paralleeli selle juures ka, et kõik need vähemused, võtame näiteks võrdluseks ka see veganite mingi teema No ja ma ei pea tegelikult karnivoorlust ja seda getorida, ma ei pea seda halvaks ja seal ei ole ka võib-olla nii palju seda propageerimist, kui palju on see veganluse värk on ju. Et see on täpselt, et see vähemus ja nad karjuvad kõige kõvemini. Meie oleme need, meil on kõige parem on ju ja sama siis nende vähemuste, nende transseksuaalide või see, ma ei tea, on ju soolistega, et neil on hullult vaja nagu propageerida ennast. Neil on täiega vaja otsida oma mingeid õiguseid taga, täiega kutsuda kuradi kõiki üles, et toetage meid on ja et äkki rahunege maha, minge siis olge kuskil kapinurgas üksinda oma selle teemaga, mis teil seal vaimselt nagu puudu jääb. Me ei käi kuskil. Tänaval koos kõndida ja mida suurem kari neid on, seda nagu julgem on ja... No ma ei tea. No meil ei ole seda veel siin õnneks nii palju, aga kes teab, millal see klõps ära käib. Millal see buum peale tuleb. Kui me ei tee kõrgemalt poolt mingid muudatusi, siis see imbub siia sisse nagu Euroopasse nagu nii. Koos nagu ongi koos nende immigrantidega on see täpselt see sama suur probleem. Nõrgestab meid, tegelikult olekski nagu vaja, et võtame käest kinni, et seda nagu ongi juba lapsevanema tasemel või siis nagu arstide tasemel, okei, sa arvad ennast olevat kellegiks teiseks või okei, aga miks ja kus kohast see tuleb, okei, aga see ei ole ju. On nagu ägedaid ideasid ka tuleb vahele, kus nagu a la nagu mingi laps tuleb koju enne ütleb emale, et ma ei tea, ma olen nagu poiss, sa ei ole poiss, niisugust varianti ei ole, rahulikult räägitakse ära ja siis nagu laps, jah, okei, ei ole. Mitte nii, et me hakkame kohe plaaksutama pidu ja nüüd sa tulid välja, vaata, lõpuks omet, käi perse. Üks huvitav fakt, mis ma hiljuti kuulsin ühe inimese käest, kes on koolis õpetaja, ütles, et kooliaasta alguses siis nii-öelda õpetajatel seal kuskil nõupidamisel öeldi, et et need ja need õpilased, nemad soovivad, et neid kutsutakse teise nimega. Ja näiteks, et see tüdruk, ta nimi on Joanna, siis tema palub kõigil kutsuda teda Joosepiks, sest et tema on poiss. Õpilased, kooliõpilased, alaealised. No ongi, see on juba. Ja need oli mitu, mitte see, et ainult üks, aga mitu. Ja mina tegelikult arvan, mina õpetajana, kui ma oleks koolis õpetaja ja tuleks selline teema, ma ütleks, et hell fucking no. Ta on Joanna ja ma ütlen talle Joanna ja kui ta ei taha olla Joanna, siis ma ütlen talle Tiina, sellepärast, et sa ei ole poiss, sa ei ole Joosep. Et unustagu ära. No jah, aga kui see õpetaja ei lähe sellega kaasa, mis sa arvad, kaua ta tööd on? Ei, no tegelikult oli, et kui õpetaja ei ole sellega nõus, see on ka fine. Et siis, et keegi ei ütle, ei lase sind lahti, kui sa ei tee seda. Et seal oli õpetajaid, kes ei olnud nõus sellega. No ei tohigi olla. Jah. Sa ei tohi järgi anda sellele... Mina ei annaks ka, ma võitleks nagu täiega vastu ja ütleks, et palun saatke ta psühholoogi juurde, psühhiaatri juurde, et pange talle mingi diagnoos ja hakkake nagu ravima seda. Võitleks vastu sellega, see ravi ongi nagu see, et nagu, miks sa seda arvad? Aga see ei ole ju, meil on, vaata,
siin ei ole variante. Kahjuks sa oled see on ju. Jah. Et on okei värvida oma juukseid, on okei teha mingi ilulõikus, ma ei tea, tuuni vaata veits on ju, aga kuskilt ikkagi jah, jookseb see piir, mis käib täiesti vastu. Ja üldse kogu selle asja piir on minu arust ongi see homoseksuaalsus on see piir. Sa võid sama suurust, minge tehke, olge oma ette. Jah, minul ka ei ole homoseksuaalsuse vastu midagi. See on nagu okei, aga see hetk, kus hakatakse ennast ümber lõikama, see on nagu... No võt, meil tegelikult ühtivad suht paljud need arvamused, et homoseksuaalsus on okei. Ma ütlen ka, et niimoodi seksuaalselt me oleme suht liberaalsed on ja, et see on fine, aga transseksuaalsus enam ei ole fine. See on nagu too much. See, kus hakatakse, jah, sa ei saa, ongi see on nagu liiga. Sa ei saa seda muuta nagu nii lõplikult. Sa võid midagi siit endal küljest ära lõigata või midagi juurde panna. Varem või hiljem paned nööri kaela. 50% näitab, et jah. Jah, ma olen nagu sihukest kurja lauset ka öelnud, et kui keegi tahab sugu muuta, siis kurat, ma ei tea, tapa ennast ära. Äkki sünnid järgmise elus selles õiges soos, mis sa tahtsid. Väidetavalt ei sünni. Vabandust, aga see oli võib-olla natuke liiga julm, aga ma olen öelnud sellist lauset korduvalt. Sa oledki päris julm. Mingite asjade koha pealt, jah. Kuidas ma ütlen? Päris nagu surm ei ole nagu see nagu asi, aga lihtsalt, et aruta inimestega ja saa aru, kus kohast see nagu tuleb, et okei, võib-olla sa lihtsalt oledki nagu homoseksuaal on ju, aga vaata, meil ongi niimoodi, vennad vahetavad sood ära ja siis ollakse nagu niimoodi, et nagu miks te vahetasite, vaata, et te oleks võinud nagu ongi see läheb nagu, need lähevad nii sassi juba tänapäeval. Ja see on nii kurb, et nagu ongi juba Eesti koolides ka. Tegelikult ma kuulsin kunagi ammu juba üks inimene rääkis, et tütar läks teise kohta kooli, et seal on nagu juba kassid ja koerad ja kõigil on 100 miljon häda ka. Et siin ongi nagu see, et miks tegelikult oligi selles kommunismis hea kasvada, et olidki selles karbis sees kinni ja said aru, et ongi mees ja naine ja nii on. Ei ole teist valikut. Tööd on vaja teha ja piim tuleb lehmast ja mitte kuradi pähklitest ja kaerast, pähklitest ja kaerast. Olen proovinud nagu kohvi teha. Need asjad ei toimi. Jooge piima. Piim on hea. Et jah, ma loodan, et keegi ei tundnud ennast nagu pahasti. Ja isegi kui tundsid, see on nende mure, see ei ole meie mure. Vabandust. Ei kui keegi teab kedagi, kellel on nagu küsimusi oma nagu selle kohta. Me võime kohe diagnoosi ära panna. Me ei panna nagu diagnoosi selles suhtes, et meil on kõigil noorena olnud meeletult kahtlusi, eriti just nagu see puberteedi algus on ja sul ei ole kogemusi, sa ei tea, kardad vastassugu poolt, arvadki, et lihtsam oleks olla mis iganes on ja. Minul küll ei ole sellist hetke olnud. Tuleb välja, et ka Vahur on mingil hetkel mõelnud oma elus, et... Enamus mehed on mingi hetkel nagu segaduses. Ma olen vist osalenud sellises arutelus, et kui sa oleksid nagu ühe päeva mees, et mis sa teeksid, vaata? Sa ei taha olla? Ei, ma ikka mõtlesin, et mis ma siis teeksin, ja ma ei tea, mis ma ikka erilist teeksin. Mina tean, et kui ma oleksin naine, ma oleks väga rikas. Kõik me oleme olnud nagu segaduses. Mitte kõik, mina ei ole. No jah, paljud oleme olnud, et see on normaalne. Ma olen võin öelda, ma olen ka kahelnud asjades, aga... Siis ikka said aru, et... Ma saan ikka ka aru, et nagu... Sest, et ma olen nagu päris pikalt nagu... Mind on kogu aeg tõmmanud nagu rohkemata ikkagist naiste poole. Et jah, ma ei tea... Mind on Delfi kommentaariumis nimetatud transseksuaalseks.
ma ei ole siiamaani näinud seda, noh, sa tead ise ka, millised need kommentaatorid. Ja ma tean, sellepärast see oli see üks artikkel, mis minust ilmus ja siis keegi ütles ka, et kas sa oled lugenud neid kommentaare, ma ütlesin, et ei, ära loe ka, aga siis samal ajal ütles mulle ise, mis seal oli, on ja mõtlesin, ma ei tea, mul nagu täiesti savi, mida mingi nii madalalaubalist inimesed ütlevad, kes kuskil Delfis käivad kommenteerimas artiklite alla, et mage, noh. väga mage. Tule nagu, räägi nagu. Need on veel, need on ka omamoodi katkised, kes peavad kogu aeg teistele nagu ära ütlema, halvasti ütlema. Sest vaata, mäletad seda, kui mul oli dilemma, vaata, et ma sõitsin kogu aeg ühte teed, ma nägin ühte liikumispuudega poissi jalutamas. Ja tõesti oli fucking raske nagu mitu korda jääda seisma, minna öelda, et tere jumala, ma näen kogu aeg sind jalutamas, tere jumala tore, et sa seda teed. Pane nagu täiega, ma ei mäletagi täpselt, kuidas ma talle ütlesin selle lõpuks, aga ta oli nagu alguses oli nagu what the fuck, nagu tõmbas nagu eemale, aga siis ta oli nagu mega õnnelik, nagu jäingi autoga seisma, ütlesin, et tere nagu paljud terved inimesed ei jaluta, suur osa terveid inimesi ei jaluta nii palju, kui sina siin kogu aeg jaluta, ma näen sind kogu aeg, tahtsin lihtsalt öelda, seda oli raske teha, et perse saata või öelda, et tere, sa oled idioot, seda on tõesti lihtne või sa oled transsooline, see on lihtne teha, see ongi lihtne teha ja siis see võibki tunduda mingitel hetkedel, segaduse hetkedel, et võib-olla seda sugu ongi lihtne vahetada ja ma tunnen kohe sellist kergust, on ja mitte seda, et strugglida läbi selles, kes sa tegelikult oled. Mine, käi, istu, minust see peaks siuke mandatory olema. Okei, sa arvad, et sa oled keegi teine, et tavai, käi aasta aega kirikus pluss aasta aega teraapias, tule tagasi, kui sa arvad ikka, siis hakkame vaatama. Jah, võiks mingi raviskeem olla küll, et kui sa nagu lähed sellega, et oma sugumata, siis sulle määratakse mingi aastane raviprotokoll, mis hõlmab, ongi usuõpetus, teraapiad, kõik nagu asjad. Seksuaalõpetust, kuidas hormoonid. Aasta pärast tule uuesti nagu check-up'i ja sa pead kõik need asjad nagu päriselt ka ära tegema. Suure tõenäoliselt, kui see inimene lähebki, kui täiskasvanud inimene hakkab seda nagu mõtlema, kui tal teha vereanalüüs, vaadata, mis seis tal hormoonidega on ja kui tal need hormoonid niisama paika loksutada, siis tal ka see arvamus puutub tõenäoliselt. Hormoonid ju juhivad nagu nii palju ja see tänapäeva sitt toit ju ongi see, et meeste testosteroon langenud ja naiste asjad on ju ka ju täiesti paigalt ära. Miks on nii raske rasestuda? Jah, seda on ka nii palju täna. Jõhkralt palju. See on nagu, mul on nagu hirm selles suhtes, et kui ma isegi üks hetk valiksin selle, et tavai, et nüüd ma ei lõpeta kõhul enam, et tahaks ka nagu, et kas üldse õnnestub? Kas on üldse võimalik? Ma üritan nagu ennast hoida küll nagu sellises vormis, et ma olen siin rääkinud küll, et mu poisid ujuvad tegelikult põlve pealt ka sisse, aga ei ole enam nii kindel, kas neil on kuhugi ujuda. Et päris retsa, et see on kõik kuskilt, et aga seda saab nagu pidurdada ja nagu mõelge järgi. Ma usun, et meie seal kuulajaid ei ole nagu, äkki keegi võib-olla kedagi teab, et kellegi kuskil mingi laps on, siis võiks nagu kui täiskasvanud ka veel seda on täiega nagu pushivad. Jaa, ta ongi selline, ta sünniski vales kehas, ta on nagu proovina. See ennem kui te hakkate mingisuguseid kuradi ravimeid, et seda puberteeti edasi lükata või üldse lõikama midagi, et ongi see kirik ja teraapia nagu... Jah, see soovahetus ei fiksi ära seda paska. Kinnalt ei fiksi. Ja need numbrid olid päris õudselt. Lugesime, seal oli päris paljugi. Kui paljud siis teevad suitsiidi, see on juba, et nagu pooled, iga teine mõtleb. Ja need, kes nad ära teevad ja need, kes kahetsevad. Minu arust see kahetsev, mis protsent oli isegi, oli mingi päris rets. Kas sul on see olemas? Ma kohe viskan sisse. Sa võid kahetseda, aga sa ei pruugi ju suitsiidile mõelda, on ju. Et see oli ka päris õudne. Kuidas ma panen siis kahetsevad soovahetust või?
sul ajalugu ei ole või? Jah. Kasutame siin telefoni niimoodi. Kusjuures mingi suur metaanalüüs 7900 patsiendi pealt, et 1% kahetseb. See ei tundu väga reaalne ju. Ma arvan, ei tea jah. Ei, see on mingi vale vastus. Sest me varem otsisime neid fakte päris palju, jah. See, mis tookord nagu Pärnus olles välja tuli, see oli nagu võib-olla siin oligi, nüüd tuli ju just eile kuulasin podcasti Joe Roganit, kus oligi see, et aga kui õigeid vastuseid ikkagi need ChatGPT ja asjad meile annavad, vaata. Ei, need ei saa 100% kindlalt nagu tüüsitada. Seal on nagu päris palju ja siis ta ütleski, et ta suht alguses otsis enda kohta infot ja siis ta vaatas, mis asja. Et seal pandi ikka täiesti ja kusjuures mingisugune USA uuring ütleb, et 81% on kaalunud enesetapu, mitte 50%. Ja 42% on reaalselt teinud nagu attempted. Minu arust oligi see, et sina otsisid enda telefoniga, mina otsisin, mina kasutan seda Kronki, sest on see Twitteri X-i vend, et me saime nagu suht võrdse, samad tulemused tookord ja need olidki nagu siuksed päris. Jah, ühesõnaga väga rets nagu. Väga rets. Aga... Me peame kaitsma oma lapsi. Jah, meie vanemad ja targemad teame nagu paremini ja ongi see noorukite seas on see väga, just nagu need numbrid on kõrgemad noorukite seas, need attempted ja kõik see. No ongi, see ongi see, mis see peremudel ongi, et sul on ema ja isa. On siis, kes on seal peres juhi rollis, peas, et nad nagu aktsepteerivad seda, et kui täiesti normaalne võibki olla niimoodi, et kus on naine on nagu pere pea juhi rollis, mees aktsepteerib seda ja see on nagu fine ja mõlemad on rahul, Jah. Ja lapsel on lihtsalt see tugi olemas, nii mehelik kui naiselik energia ja ta on kaitstud ja ta saab nagu tuge. Jääks jah nende traditsiooniliste mudelite juurde. Nii nagu meid siia loodud on. Nii nagu meid siia loodi, võtame selle vastu, nii see maailm on, koos nagu oma headuse ja halbusega, aga olgem meie need, kes me oleme ja aktsepteerime ennast nii nagu me oleme. Just. Selles kehas nagu sündisime. Okei, lõpetame siis selle morbiidse teema. Võib-olla ei olnud nagu nii süke rõõmus ja lõbus episood, aga ma arvan, et järgmine episood tuleb meil väga rõõmus ja lõbus. Ma arvan küll. Episood. Et me pole ammu külalist kutsunud ja järgmine ongi meil episood külalisega. Me lähme külla. Nice. Ühte huvitavasse kohta. Et ma arvan, see environment juba nagu, ma soovitan järgmist episoodi vaadata YouTube'is videoga või Spotify's videoga. Ja, no mina panen kodus alati, ma ei tea, see pole saladus, ma vaatan kõik episoodid ise kohe pühapäeva hommikul ka alati ära. Ja ma panen kodus, ma teen pudru, ma panen teleka, ma panen YouTube'i episood peale ja söön ja vaatan, joon oma kohvi seal. Ja ikka mõtlen, et kui andekad inimesed ikka see Mauri ja moodi on. Mina ei vaata. Ma ei kasvata seda kuulamiste vaatamist. Aga kui ma teen seda, laen seda valmista laeb hästi kaua nagu sellest, et siis ma nagu ikkagi kuulan, aga mitte ka põhimõtteliselt sul on privileeg täitsa nagu esimesena seda. Mina saan alati kõige esimesena. Et selles suhtes on tore, et meil ikkagi on nagu kindel kuulajaskond, mõni osa tõmbab nagu täiega hästi peale, see on jumala äge. Mul on tunne, et see tänane osa läheb ka natukene populaarsemaks. Meil on keskeltläbi 2000 kuulamist
per nädal. Spotify on kogunud nagu tuure. Mina olen Spotify inimene. Nagu mina kuulan kõiki podcast, no enamusi podcaste nagu Spotify's. Ja Amoonial täpselt vastupidi, et sa oled YouTube. Kui ma olen kodus, mul on YouTube. Kui ma olen ära, siis mul on Spotify. Et kui aga kõik muud nagu mingid välised podcastid asjad kuulad, kas sa või vlogid asjad, need on sul ju ikkagist YouTube'is. Kui ma olen kodus, siis jah. Aga kui ma olen näiteks Spartas või jalutan, siis mul on alati Spotify. Sest ma ei viitsi neid reklaame ja kui ma panen YouTube'is, siis mul jääb alati ekraan põlema ju telefonis. Et kui ma telefonis kuulan, ma kuulan alati Spotify'st. Ma saan ekraani kinni panna. Hoian akut kokku, hoian loodust. Okei, aga mis me ikka pikalt enam? Rohkem ei räägi, mis järgmisest tuleb ja? Yes, see tuleb. Mis tuleb, see tuleb. See on juba nädala pärast. Võistluse. Olgu sõbrad. Tavai.